Tere, hea väike inimene! Olen täna siin, et jagada sinuga Eesti peakokkade nippe, kuidas köögis lihtsalt, ohutult ja kiiresti süüa teha. Esimese nipina räägime siis nugadest. Väga paljud inimesed on alati küsinud, milline peaks olema ideaalne nuga selleks, et väga kiiresti ja hästi hakkida. Saladusena võin öelda, et tegelikult kiirus tuleb ajaga. Aga selleks, et oleks sul köögis väga mugav, pead sa leidma endale vastavad noa. Ja kindlasti tuleb uurida, eriti sina noor inimene võiksid guugeldada ja vaadata, milline nuga sobib milliseks toiduaine lõikamiseks. Tükeldamise puhul on väga oluline, et toiduainet, kui sa hoiad, on sinu näppude asend, võt nii nagu minul praegu. Miks? Kui me paneme noa siia vastu, nii, siis tegelikult meie nukid kaitsevad meie näpu alumist osa, et sa sinna noaga sisse ei lõikaks. Pole mõtet siis nii lõigata, sellepärast et nuga võtab kiiresti sinu näppusi ja sama kiiresti murulauku. See on siis nüüd üks tüüpiline kokanuga, millega on väga mugav lõigata tegelikult enamik toorainest köögis. Selline nuga on siis pigem mõeldud fileerimiseks. Et kiiresti tükeldamiseks see eriti ei sobi. Miks? Siis kohe näitan. Kui te näete, siis siin on vahe ja näpud takistavad noal vastu lauda minemist. Kui ma nüüd kiiresti tükeldan, siis tegelikult pool jääb lõikamata. Kui me võtame kokanoa, siis minu näpud ei puutu lõikelauda ja mul on piisavalt ruumi, et tükeldada. Tunduvalt lihtsam ja tunduvalt kergem. Kindlasti on hästi oluline selle asja juures ka see, et kui te tükeldate, siis te ei tükelda niimoodi. Vaid võtad noa ja rahulikult sujuvate liigutustega liigud. Ei ole mõtet teda tõsta kogu aeg. Lihtsalt sujuvate liigutustega liigutad noakest. Sellepärast soovitangi sul koju varuda üks hea kokanuga. Ei oma tähtsust, mis värvid on. Oluline kuju oleks selline ja üks kõige tavalisem koorimisnuga ja sellest piisab. Nüüd aga räägime köögi ohutusest. Köögis ei tohi kunagi kiirustada. Miks? Sest kiirusest tekivad vead, millega sa teed haiget oma kehale. Teravad noad, tulised potid, pannid. Ei oma tähtsust, kas sa teed süüa keraamilise pliidi või gaasipliidi peal. Ohutus on kõige tähtsam. Kui sa ei ole kindel, kas potisang on soe, tuline või külm, kasuta pajalappi. Kui aga juhtub, et sul ei ole pajalappi käe pärast, siis ära haara potis kinni terve käega, vaid katsu õrnalt. Alati mõtle ka selle peale, et kui sa oled süüa teinud keraamilise pliidiplaadi peal, ära pane sinna oma kätt. Võib juhtuda niimoodi. Ja selleks, et oma põletust kiiresti ravida, võta külmkapist muna. Täiesti tavaline või vutimuna. Pane see põlenud koha peale. Hõõru natukese munavalget põlenud koha peal ja sa tunned, kuidas valu hakkab tasapisi taanduma. Järgmiseks räägime sibulast. Ära ehmata, kui sibulat lõikama hakkad ja pisarad sinu silmadest voolama hakkavad. See on täiesti normaalne. Sibulas on väga tugevad aroomid, mis sinu silma pisarkanalist vee lahti laseb. Aga selleks, et seda vältida, võta käärleiba, pane suhu ja lihtsalt näri leiba. See on üks nipp. Teiseks, enne sibula koorimist või tükeldamist, pane sibul korraks külma vee sisse ja juba läheb kergemaks. Pisaraid nii kiiresti ei voola. Koorimist vajavate köögiviljade puhul oleks tore, kui sul oleks kodus koorimis väike pisikene abivahend. Kui ei ole, saab seda teha ka väikese noaga, aga nii on sul ohutum ja kergem. Ilusti saab tõmmata peenikesed õhukesed viilud ja seda saab teha nii peediga
seda saab teha kaalikaga, suvikõrvitsaga, millega iganes. Paned porgandid üksteist peale ja noaga tükeldades on sul siis valik. Väikesed peenikesed ribad või siis pikad ribad, mida peakokad enamik jaolt kutsuvad julieniks. Julien on prantsuskeelne sõna, mis tähendab eesti keeles pikk peenikene riba. Riis, pasta ja kartul. Kuna kõigil nendel kolmel on väga palju erinevaid sorte, mis vajavad erikohtlemist, siis räägime kerged, lihtsad nipid, mis mõjub neile kõigile. Kõige olulisem riisi ja pasta puhul loeb pakendilt vastavalt sordile, kui kaua peab keetma ja kui pikalt. Riis. Kui hakkad riisist süüa tegema, siis vali selleks õiged sordid. Selles suhtes, et kui sa tahad pudru keeta, võta pudruriis. Kui sa tahad lihtsalt riisi lisandiks, siis võta selleks teistsuguse sordi riis. Kõige tähtsam riisi puhul on pesemine. Riisi tuleb pesta vees, täpselt samamoodi nagu ka kartulit, et üleliigne tärklis eemaldada. Kui sa oled poti tulele pannud ja vesi on keema läinud, siis lisa sinna juba sool. Kui riis on peaaegu et pehme, siis kurna ta juba ära, sest küpsemine toimub edasi ka siis, kui sa oled riisi ära kurnanud. Pasta puhul on erinevaid nippe. Kui sa tahad teha pastat kodus kastmes, on kindlasti väga oluline, et sa ei keeda pastat lõpuni. Sa jätad ta pooltooreks. Kui sa oled pasta ära kurnanud, siis sa teed sinna kastme peale ja siis pasta küpseb kastme sees edasi. Kui sa soovid pastat teha lisandiks, siis võid sinna natukese peale kurnamist lisada õli, siis pasta ei kleepu üksteise külge. Kartul. Kui sa tahad teha putru, siis kartul on alati mõttekas väga pehmeks keeta. Kui sa lisad juba keetmisel kartulile natukese piima ja mingit türti, näiteks peterselli, keeb tegelikult kartul kiiremini pehmeks. Väga ilusa kollase värvuse saab, kui sa lisad kartulisse natukene kurkumit. Ta ei anna mingit maitset, aga kartulipudrule tuleb ilus kollane värvus juurde. Praadimisel on vaja lihtsalt samamoodi kartul tükeldada ja päris mitte lõpuni praadida, võid jätta panni peale seisma, sellepärast et edasi küpsemine toimub ka seal. Säilitamine. Toit säilib väga hästi, kui sa hoiad teda kaetuna nii laua peal kui ka külmkapis. Ehk pane toit suletud nõusse või kata pealt kilega. Köögivili säilib väga värske, kui sa hoiad teda külmkapis vee sees. Et su lõigatud puuvili säiliks ilus ja värske, pritsi neile peale hapet, näiteks õunaedikat, sidrunit või laimi. Lisan nüüd juurde mõningad nipid vahustamiseks ja praadimiseks. Selleks, et muna paremini vahtu läheks, hoia muna toa soojas. Munavalge vahustamise juures on väga oluline, et anum oleks kuiv ja puhas. Kui sa tahad praadida juurviljasi võis, siis väga tähtis on lisada või juurde natukese õli, siis või ei lähe põlema. Köögiviljade praadimise juures on väga oluline, et köögiviljasi ei praetaks üle, sest muidu nad kaotavad oma värvuse. Kui sa vahustad vahukoort, siis on alati mõttekas teha seda väikesemal kiirusel, siis ei ole ohtu, et vahukoor läheb võiks. Samas ei ole kunagi mõistlik võiks läinud vahukoort ära visata. Sellest saab teha kreemi või kui sa vahustad soolast vahukoort, saab sellest ise tehtud head võid. Lõpetuseks räägime soolast ja suhkrust, meie kõige tavapärasematest maitseainetest. Tegelikult on tihtipeale nii, et kui magusat teed, arvad, et soolane pole vajalik. On ikka. Igale magustoidule, koogikesele väike näputäis soola toob tegelikult esile tugevad, head maitsed. Sama ka vastupidiselt. Kui sa teed mingit happelist toitu, näiteks hapukapsasuppi ja hapet on kuidagi vaja tasakaalustada, lisa suhkurt ja natuke mett. Loodan, et minu pisikesest nipinurgast oli sulle natukese abi. Teadmised ja nipid tulevad kogemustega. Kui sul neid on tekkinud, siis palun jaga neid ka meiega.